Recording is on. Tere tulemast taas kord Ebony 13 tänavale. Vabandame, et hilinesime. Väikesed tehnilised apsakad olid. Mart unustas taas kord vee käima ja kõik elektriseadmed, mis meil on surnud. Ja peame nad minema ja maha matma. See võttis kaua aega, sest me pidime peitma ka asitõendid ja värgid. Igastahes, hei kuulaja, hei, sa oled siin jälle, me oleme siin taas kord ja me oleme nii põnevil rääkima sinuga ja mina rääkima Mardiga. Mart, räägi minuga. Ja, tere minu poolt ka, tere tulemast Ebony tänavale. Mai on number 13. Ja mina olen Max Sommer. Ja. Mart, räägi nüüd, palun. Sa võid alustada nüüd. Ja, nagu ma ütlesin enne, siis kõigepealt ma arvan, et võib-olla Max peaksid säätama, miks su audio nii halb on, nii katkendlik, nii halb, sest et kas on tõsi, sa ei ole riigis? Ma ei ole riigis. See on jällegi, see on seotud sellega, et me pidime matma need surnud elektroonikaseadmed maha, nagu me alati teeme. Kui meil arvuti või kõlar siis surma saab, lahkub siit ilmast, siis me matame nad koos siis ühega meist maa alla. Ja tavaliselt me reisime selleks kuskile välisriiki, et oleks, et siis ei ole vaata tüli PPA või millega. Meil on igasugused lepingud. Seal Trinidad ja Tobagos on leping. Curaçaoga, Vanuatuga on Vanuatu olid, nad olid eriti rõõmsad, kui me nagu tegime selle ettepaneku. Nad on lihtsalt, üldiselt ma olen avastanud, et seal Kariibis ja sükestes kohtades riigid on mõistvamad. Kui sul on mingisugune soov, nagu võib-olla isegi mitte kodanikuna, lihtsalt turistina sul on mingi soov teha midagi, mis võib-olla on hallis alas või nagu ei ole tehniliselt ÜRO inimõigustega kooskõlas, siis need riigid on palju aldimad lihtsalt ütlema, kuule, aga tead mis? Proovime. Nad on palju vabameelsemad. Neil ei ole seda bürokraatiat, neil ei ole muresid, nad on lihtsalt nagu davai, it's fine. Tõeliselt nagu liberaalsed. Ja sellepärast ma olengi praegu, ma olen põhimõtteliselt Jamaikal ja ma olen siis nagu sügaval maa all kirstus koos nende vidinatega. Ja ma olen siin nii kaua, kuni rituaalid on tehtud ja värki ja saab nagu edasi minna eluga. Ja see on nii kahju, Max, sorry, et see on alati sina, kes peab seal maal olema. Mul lihtsalt sa tead, mul on alati tegemist ja mul on pesi ja see kahjuks lihtsalt me alati nagu teeme, et kumb seekord ja alati siiamaani on Max, aga järgmine kord vast mina. Järgmine kord vast tuleb ära. Ei, mul pole see vastu midagi, see on päris tore, siin on hea soe. Ja Vaikal on soe, maal on siuke mõnus jahe. Ja Jaanus lubas mind üles kaevata homme või midagi. Ma korraks mõtlesin, et äkki sa arvad, et sa oled äkki nagu hallutsineerinud, et talle mingi sõbra sinna alla, aga... Ei, seda ei. Sellist asja pole vaja hallutsinitseerida. Või võtta, kas see oli tõsi, et sa üritasid hallutsineerida sõbra, aga sõber nagu ütles, et ta ei taha sinuga sõber olla? Ja, ma ei suutnud oma enda ettekujutust veenda. Teil polnud ühist midagi. Sa hallutsioneerisid sõbra ja rääkisid, ta oli nagu, mulle hullult meeldib cricket. Ja sa olid nagu, see ei ole nagu päris minu teema. Ja siis ta läks ära, ma ei julgenud enam üritada. Aga räägi veid sellest, et mis sul seal on veel, mis sul seal augus on? Kas sul on, me panime sulle kaasa paar ajakirja, eks me panime sulle Täheke ja Men's Health. Ja need on mu 2 lemmikut. Imelikul kombel siin ei ole nagu, vähemalt nendes nagu väljannetes ei ole nagu tipse ja trikse minu situatsiooni jaoks. Ei ole, et kui sa leiad ennast august? Jaa. Kui sa leiad ennast maa alla maetud, nagu kuidas ikka nagu hea ja fit välja näha. See on võib-olla mingi turg, mida nad ei ole veel siiani üritanud püüda. Et inimesed, kes on paras jagu maa all. Jah, et võib-olla see on midagi, võib-olla peaks kirjutama neile selline toreda kirja ja ütlema, et nagu hei, kuulge kutid, hei Men's Health,
nagu. Tere, Menselt. Kui sa seda loed, siis ma olen maal. Jah. Kuule, jälle teeme suure osa teiste ajakirjade ja väljaannete tööst ise ära, nagu alati. Ja, see on siuke asi, vaata, kus nišš on tegelikult see, mis müüb tänapäeval. Et meil ei ole enam siukest mainstream asja. Mainstream on Marvel ja muud. Et meil on ainult see ja nišš on tegelikult see, mis müüb ja mis on see, mis teeb su kuulsaks. Nagu meie ebaõnne podcast on siukene niši huumori podcast riigis, kus ei ole isegi mainstream huumorit. Jah. See on siuke tore tee, mida mööda rännata. Ja. Tore kitsalt väike krõbe kivine tee. Ja seda ei tohi süüa, ära söö seda. See ei tohi minna kõhtu ega kuhugi, aga sa võid seda hoida käes. Ja, võid nuusutada. Aga no tore, et sul hästi läheb ja ma loodan, et see voolik, mis sulle õhku toob, töötab ja ma olen valmis alustama show'd. Ja, ma ka taaskord tere tulemast ja täna ma ütleksin, kuidas ma nagu väljendaksin ennast. Ma ütleksin, et teeme asju veits teistmoodi. Kas see kõlab nagu õigelt? Sa võtsid sõnad minu suust. Saates mõttes. Ma võtsin, enne kui ma reisile läksin, ma võtsin kaasa, panin taskusse ja võtsin. Ja sul on see purk, kuhu sa jutumärgid, ma teen jutumärke, kuule ei näe, ma teen jutumärke, kuhu sa püüad mu sõnu, kui ma öösel magan. Ja, sest sul on väga intensiivsed unenäod. Väga palju. Mina saan oma hallutsinatsioonidega väga hästi läbi, isegi liiga hästi tihti. Nagu peale see muutub seksuaalseks, tihti peale angry sex. Ja tõesti ma nagu röögin ja karjun ja tead küll, nagu ikka on, hei, oleme kõik täiskasvanud inimesed ja te kõik kindlasti kuulajad tahate seda kujutlusvõimega kujutada ette, kuidas me nagu seksuaalses. Ja, see on kindlasti asi, millele te olete varem mõelnud ja millele te jätkuvalt mõtlete. See on mul asi üldse podcasti kuulates, kui teised podcasterid nagu hakkavad rääkima enda nagu seksuaalsest eraelust ja ma olen sunnitud kujutama seda ette. Ja siis ma alati siuke mõnus soe tunne. I'm like, yes, tore pilt näha, kus Mark Maron või kes iganes, Ricky Gervais. Ja, et sellest mõnus. Ja see ei lahku sinust kunagi. Ja, täpselt. Ja see ongi hea. Ja see ongi hea või? Ja, aga nii, me räägime siis täna mitte sellest, mida me siiani teinud oleme, vaid hoopis millestki muust. Ja me räägime suvest, me räägime lootusest, päikesest ja põldudest ja lihtsalt nagu kenast Eesti elust. Nagu me teame, iga aasta kuskil niimoodi mai keskel, mai lõpus, juuni alguses hakkab põhimõtteliselt tuleb selline nagu zombi apokalüps tuleb. Ainult, et see Eesti versioon on, mis on nagu inimesed lihtsalt lähevad hulluks ja hakkavad lihtsalt maasikaid ostma. Nagu lihtsalt meeletult, nagu need rekkad, mis tulevad sisse maasikatega, nerkab sealt välja pärast kodudes. Nagu, see on meeletu, see on selline kisma. See on õudne. Mina karjun. Ja me oleme lihtsalt siin, et nagu anda nagu veits nagu tips and tricks, et nagu veits nagu aidata inimestel nagu kõigepealt teha häid maasikaid. Ja siis nagu saada häid maasikaid ja teha seda kõike nagu rahumeelselt ja mõistlikult ja lihtsalt nagu lahedalt. Sest et nagu ma arvan, paljud kuulejad ja nagu mina olin alguses, kui ma alguses hakkasin tegelema selle maasikandusega, ehk siis nagu sain aru, et maasikad eksisteerivad, nägin neid rekkasid tulemas. Nagu ma ütlesin, ma karjusin, ma nutsin, võib-olla leevendasin ennast isegi mingi hetk. Ja see on normaalne, see hirm, mis sul on siukeste bioloogiliste marjad, nad on marjad tehniliselt, nad on marjad. Selle üle maieldada. On marjad, jah. Ja, nad on. Et kui sul on ka see sama hirm, siis ära muretse. Me aitame sind läbi ja tegelikult see on tõesti suur turg, see on nagu NFT-d või krüpto, see on niisugune asi, mis suvel sa ikka võid päris kõva raha teenida ja mitte ainult seda, sa võid ka oma pere toita. Jah, väga toitvad, väga harivad on maasikad. Rauda täis. Ja sobivad hästi teiste toiduasjadega. Jah. Nii et kõige nagu minu teiste toiduasjadega, ma panen kõige peale. Ma panen maasika kõige peale. Hot dog,
kui ma söön näiteks viineriga saia või kui ma teen nagu, raamenit. Ja kui ma teen näiteks hot dog viineriga sai või ma teen lihtsalt panen niimoodi, et ma panen nagu siukse taigna ümber nagu viineri ja vastupidi ja niimoodi. Ükstapuha mis toidu peal. Või näiteks, kui sa oled metsas ja sul on väike lõke ja sa paned viiner küpseb seal ja siis sa võtad saia välja ja paned selle ja siis sinna peale maasika. Ükstapuha mis toit. Mõnikord mulle meeldib, ma võtan nagu värsked hernekaunad, herned sees välja, panen maasikad sisse ja siis nagu söön maasikad hernekaunad. Ja sa nagu Mr. Bean, sa meilid postiga saadad endale ja siis nad tulevad ja siis, et oi, kes mulle saatab herneid. Ja siis need lahti on, oih, maasikas. Jah. Aga Mart, räägi meile, et siis sina oled nagu tegelenud sellise põllumajandusega ja oled siuke maalaps, on ju Saaremaalt pärit ja räägi meile siis, mis on see esimene asi, mis nagu tuleks teha enne, kui hakkad maasikat nagu niimoodi tõeliselt kasvatama? Mis on see kõigepealt, mis nagu tegema peaks? Ja, no see on niisugune asi tõesti. Inimesed võib-olla teavad mind rohkem kirjanikuna ja stsenaristina, näitlejana ja muusikuna ja niisuguse staarina. Lihtsalt niisugune üldine staar. Ja, eduka inimesena. Ja, lihtsalt hästi edukas ja noor. Kaks asja, kuidas nad teavad neid. Liiga edukas oma vanuse kohta. Või liiga noor kohta, oleneb, kuidas sa vaatad. Või liiga noor, jah. Edukuse kohta. Aga kõigepealt, mis on tähtis, tõesti, see on niisugune Saaremaa tarkus, mis mul on kõige tähtsam. Esiteks lihtsalt see, et sul on olemas ikkagi elekter enda kodus. Ja et sul on makstud arved, sest et tihtipeale, mis võib juhtuda, on see, et sa ei ärkagi üles, sest et sul on pime ja sul ei ole nagu mingisugust, see paneb kunagi, sa arvad, et kogu aeg on öö põhimõtteliselt. Ja see on suur probleem nagu põllumajanduses üleüldiselt. Farmerid, kui ei ole nagu sellest loomulikku, nagu see on ja päike, eks ju, võib bla, aga kui sul on talv või nagu pimedam aeg, mis sa siis teed? Või kui on pilves, mis juhtub, farmer ei ärkagi üles, ta võib-olla läheb vetsu korraks või midagi ja ta vaatab, pime on. Ta paneb elektrit, paneb need lüliteid, klõpsib ja midagi juhtub, okei, ilmselt on öö. Ja siis ta läheb tagasi magama ja mis juhtub on see, et sa ei jõuagi sinna maasika põllule ja millest me üldse räägime. Nii et kõigepealt maksa elekter ära. Ja ma ei taha, et see oleks nii vaenulik see suhe minul sinuga kuulaja, aga nagu tõsiselt mõtle nende asjade peale. Jah. Väga hea tips on tihti mees asi, mis läheb meelest ära, on tegelikult see, et ükskõik, mis nagu tööalaselt töötad või mis nagu tööstuses sa oled, et elektrit läheb alati vaja, et inimesed unustavad, nagu nad lähevad, mees läheb, ajakirjanikuks ja siis jõuab kontorisse nagu, ta ei saa tööd teha, sest ta oli, ai kurat, ma võtan oma elektrit kaasa. Täpselt. Ta minema tagasi koju, võtma elektrist, teistel on nii piinlik, vaatad, sest uus inimene on tööl. Et see on väga hea tipp. Mõtle lihtsalt selle peale, kas on üldse võimalik teha põllumajandust, kus elektrit ei ole. Nagu kujuta ette sellist olukorda, kus ei ole elektrit, inimesed käivad põllutööl, nagu see on võimatu. Kujuta ette sellist hetke nagu inimajaloos, kus sul polnud, sul oli kas põllumajandus või elekter. No sellist aega ei olnud. Nii et lahenda see ära, see on nagu number 1, eks ju. See on niisugune asi, et nagu, kuule, pane sokid jalga, nagu sa välja lähed, nagu jumal küll. Jaa, tõesti. Ma olen seda ostanud. Friends on hea bränd. Jah. Aga Max, ma tean, mina olen rohkem see niisugune ma staar, eks ju, aga muidu ka põllumajandusega tegelev staar, nagu Farmi Gabriel või keegi. Et sina saad ka tegelikult selles mõttes, sa oled nüüd nagu hiljuti, sa oled nagu niisuguste modernsemate põllumajandusmeetoditega kursis, et sa loed nagu niisugust startup põllumajandust ja kõik niisugust asjad. Et kas sul on mingisugune tips and tricks nagu niisugusest uuest generatsioonist? Ja, et eks vanasti ikka põllu peale mindi ikka kühvli ja harja ja selliste asjadega, haamriga ja saega. No hari oli see esimene, millega prooviti, siis said väga ruttu aru, et kurat, see ei ole vist õige. Aga nojah, aga ikka läks ka paar aastat aega. Ja tänapäeval on hoopis teistmoodi. Tänapäeval on ikka sellised Wi-Fi'l baseeruvad lahendused.
et see ongi väga tähtis tegelikult, et sul oleks tuleviku internet, et sul oleks valguskaabel, et sul oleks ligipääs siis, kuidas ma ütlen, teadusele. No teadusele ja, aga ma ütlen just nagu teadusraamatutele, et sul on ja, et siis tegelikult, mis sa kõigepealt enne, kui sa üldse nagu jõuad põllule, mis sa peaksid tegema, on, et saa endale internet, saa endale elekter ja siis osta hunnik raamatuid, füüsilisi raamatuid põllumajandusest, siis skaneeri nad enda arvutisse lehe haaval ja siis laenad üles näiteks Google Drive'i või kuskile ja siis kasuta oma ülikiiret internetti, et hästi kiiresti lugeda ja kätte saada. Ja siis loe seda teadust. Loe, uuri seda teadust. Mine foorumitesse, postita foorumitesse, ütle, et sa oled amatöör, maasikakasvataja, sul on eksperimentaalsed ideed, vaidle teiste inimestega, enne kui sa oled isegi midagi teinud üldse. Sul ei ole isegi null kogemust, sul on null kogemust, aga mine ja vaidle teistega. Ütle, ei, kui mina teeks, siis ma teeks nii. Ma teeksin niimoodi ja ma ei suuda uskuda, et sinul põrus, mina küll niimoodi ei teeks. Ja võib-olla, kui sul läheb nagu hästi, siis võta mõni selline teadmine teos ja tee ta NFT-ks, on ju, midagi. Ja siis tõmba see alla ja see on nagu, sa oled ainuke, kellel see teadus on, sest keegi teine ei saa seda teadust kuidagi kätte, on ju. Mine Instagrami, pane Instagrami üles pilt lihtsalt sellest varustusest, mis oled ostnud. Ja siis pane varustus ära ja jätta ta sinna kuskil paariks aastaks ja ära tegele sellega, aga kui sa oled teinud selle pildi ära ja siis piisab. Ja nii see käib tegelikult, nii sa nagu loodki oma seda brändi, seda maasika brändi, mis sul on seda. Farmi Gabrieli. Jaa, seda maasika Gabrieli on ju, täpselt. Ja nii see läheb, on ju. Jaa. Ei, see on väga õige, sest et inimesed võib-olla ei mõtle sellele, et see kõik algab mingil määral kodust, et see ja me jõuame selle põllu peale ka ja räägime nagu tehnilistest pooltest ka, aga ma ütleks ka enda poolt, et lihtsalt pereelu peab korras olema. Enne kui sa nagu põllule lähed ja enne kui sa võid kõik visata need seemned mulda või mis iganes, aga kui sul ei ole nagu niisugune normaalne, niisugune rahulik ja harmooniline, stabiilne pereelu, siis maasikas ei kasva. Ja see on väga tähtis, enne kui sa seemne mulda viskad, et sa viskad seemne siis... Eluseemne. Eluseemne viskad nagu siis oma perre. Ja nagu öeldakse. Ja et siis nagu külvad seda saaki. Ja see on väga tähtis ja tõesti lihtsalt ka, kõik teavad, sul on tabloidides, et ma olen oma endisest nainest läinud nagu siis juriidilises mõttes või nagu sealt poolt vaadates nagu ametlikult, ma ei tohi nagu olla tema lähedal. Nad läksid kaugemale, nagu see ei ole ainult lahutus, seal oli juurde pandi päris mitu erinevat punkti, kus on siis siuksed nagu mina saan aru soovitused. Tugevad soovitused. Jah. Ma ei tea, minu jaoks nad rohkem nagu leigemad soovitused, aga ühesõnaga, mis on lihtsalt tore, isegi kui sul on päris naine päris kodus endal, mitte nii nagu minul, mis on nagu siuke kauge naine nagu läbi teleskoobi, kus ma vaatan teda. Aga kui sul on nagu päris naine ja päris lapsed näiteks, täitsa on lihtsalt see, et sa tegite psühholoogi juures, räägite oma probleemidest. Olete avatud, selles mõttes ei peida teineteisest midagi ja mitte midagi. Ma just tegelikult see, mis minul oli probleem, oli see, et ma olin liiga avatud, et võib-olla mingid asjad ta ei oleks tohtinud teada saada nendest. Ja nagu näiteks see, kus sa elad ja mis su nimi on ja sa pärit oled. No need nii-öelda, kus ma päriselt elan, mis mu päris nimi on. Ja, et see oli probleem. Sest et ta tõesti arvas, et ma olen Ricardo Hispaaniast ja see ei töötanud. Nagu see on peale esimest 10 aastat hakkab tegema kahtlus. Nii et, aga jah, kui sul on see nagu ka samasugune olukord, kus sul on ka partner elus või lapsed elus,
räägi nendega, vaata nende hinded üle, käi e-koolis, helista nende õpetajatele, ähvarda nende õpetajaid, mis iganes vaja. mine arenguvestlusele on ju, ütled, et ei, see ei ole õige. Minu lapsest saaks küll väga hea kunstnik või advokaat või jurist või kohtunik või prokurör või kaitsja. Või abiprokuröri assistent või politsei või vandeadvokaat. Või sõdur. Või sõdur. See on kõige raske, sinna on raske jõuda. Ja. Esimesed on, mida võib igaüks teha. Igaüks võib minna kohtusse öelda mingi, ta ei teinud seda. Ja meil on kohtuosa, mida te võite kõik kuulata ja tõesti, ja kui keegi üritab sulle nagu vastu öelda või midagi sellist, siis ütle nagu okei, jah, ma tean küll, et ma olen lihtsalt keskmine maasikafarmer, aga nagu minu arvamus ka loeb ja pööra see nende peale. Ja ma ei ütleks, kui kõik korras on sellega, ma ei ütleks, et sa oled isegi lähedal sellele, et sa põllule nagu peaksid veel minema. See on päris mitu etappi. Ja. Mis meil oleks järgmine, Max? Kuidas sul endal oli? Sa panid pere asjad korda ja mis sa tegid järgmist? Pere on paigas, kõigil on rollid käes, on ju, kõigil on tööülesanded antud. Ja pärast seda tuleb tegelikult hakata otsima nagu eluaset. Tuleb hakata mõtlema kinnisvarale. Sest et see põllu saab on ükskõik millal kätte. Selles nagu sa lähed ruttu kuskile Harku metsa, võtab paar puud maha ja palun põld. Ei ole keeruline. Maad meil on. Maad on igale poole. Lähed lihtsalt sinna Viljandi äärealale, seal on mingi krundike, võtad selle aia ja tõstad nagu veits nagu kaugemale. See on nagu, hei, see on nüüd minu oma. See on lihtne. Kõige lahedam on minu arust see, et vahel tihti on juba töö tehtud. Kõige lahedam on see, et tihtipeale on juba põld olemas ja sa lihtsalt ütled, vau. Vau, nice, joppas. Tahad oma telgi püsti ja hakkad lõikama. Valge lipp, punane maasikas peal. Ja siis tihtipeale tõesti võib juhtuda, et see nagu pärast on välja, et seal on omanik, kes on aknast vaadanud, kuidas mees tuleb tema nisu põllule ja võtab välja väikese taskunoa ja siis jookseb ja lõikab nisu varrest niimoodi, lihtsalt lõikab seda ükshaaval. Aga see on üks asi, millega sa võib-olla pead tegelema. Jah, see on tegelema, aga et oleks kindel, et sa kõige sellega hakkama saad ikka, siis kõigepealt on tähtis omada kinnisvara. Et see on niisugune asi, millega sa pead varakult pihta hakkama tegelikult. See on juba, mina ütleksin juba, kui sa oled 12, hakka pihta. Selles mõttes, et nagu kool on ka tähtis, aga palju tähtsam on investeerimine. Et hakka seda raha koguma, hakka seda müüma ja vahetama, paku teenuseid, osta teenuseid, nagu muuda raha rahaks ja investeeri. Sest et kes on nii noored, nagu võtke seda kuulda. Võtte see raha, sa jääd see raha, mis sa saad temalt, investeeri see hoopis. Ära osta seda jäätist ja söö seda, investeeri see hoopis preemiasse. Jah, sest Max, nagu sa ütled tihti, siis su keha võid muutuda järgmised 5 aastat. Aga kinnisvaraturg muutub järgmised 25. See on see, mis sa ütled tihti, kui sa oled kutsutud koolidesse või sa oled lihtsalt sattunud. Või lihtsalt. Ja see on tähtis õppetund, mida õppida. Mina õppisin liiga hilja seda näiteks. Nagu mina olin juba muutunud, minu keha oli juba ära muutunud selleks hetkeks, mina sain teada, et kurat, kui ma oleks vaid ostnud kinnisvara, siis. Ja sul oli jäätis käes. Irooniline oli see, et sul oli jäätis käes sellel hetkel, kui sa said aru. Ja täpselt. Ja siis jäätis lõpuni, ma olin nii šokeeritud. See tilkus ja et jah, väike Jaagup, väike Reiko, kui sa kuulad mind praegu, siis nagu võta seda tõsiselt. Ja siis, kui sa oled nagu valmis tegema oma esimese ostu, tegema oma esimese korteriostu, siis nagu tee seda. Võta see suur laen, on ju. Swedbank tavaliselt mulle pakub väga head laenu. Tee see nagu, hakka pihta lihtsalt ja siis nagu tee veel nagu kogu raha ja siis osta veel juurde. Ja siis ühel hetkel
sa märkad, et sul on nii palju kinnisvara, et sul on täitsa nagu sihuke heal elu järel oled. Ja maasikapõld ja maasikafarmindus tundub reaalselt saavutatav. See ei tundu enam nii kauge, et sul on reaalselt, eks ju, 100 000 pangas ja sa hakkad mõtlema, võib-olla tõesti võib-olla isegi mina saaksin teha seda maasikandust. Jaa, vaata kui kaugele ma jõudnud olen. Alles ma olin 12-aastane poiss, kes tahtis jäätist ja nüüd ma olen siin. Ma olen siin Kalamajas ja olen siin korteris ja vaatan mere peale ja olen nagu, vau, ma näen, kui ma just päike õigesti paistab, ma näen neid maasikaid, ma näen neid. Ja see on kindlasti, see on tähtis, on lihtsalt see, et sul tõesti nagu, et sul on nagu need asjad paigas, et samamoodi ma ütleks ka mingil määral, et see töö, mis sa nagu enne teed, enne sinna maasikapõllule jõudmist on tähtis. Ja kui sa selle töö tegemata jätad, siis ega maasikas ei kasva. Maasikas saab aru. Maasikas teab, kui sa ei ole läinud näiteks, õpi ikka mingid IT-d või õpi elektrikuks, inimesed võib-olla ei mõtle selle peale, et elektrikuid on alati vaja. See arvutipõld nii-öelda tuleb ja läheb, aga elektrikud jäävad. Ja sama torumehed ja kõik sellised asjad, need on kõik sellised töökohad, kuhu sa võib-olla võiksid keskenduda enne, kui sa maasikapõllule lähed. Aga nagu tõesti, ühel hetkel sa hakkad jõudma sinna lähemale, sul on põld olemas ja sul on kõik need asjad olemas. Ja võib-olla sa tõesti tunne, aeg on minna ja tellida või osta maasikaseemneid või valmis nii-öelda siis taimed, tehniliselt öeldakse valmis taimed ja panna need mulda või mis iganes ja ma lihtsalt toonitaks, et enne, kui sa nagu lähed päris sinna seda teed tegema, ja kui sa hakkad neid valima neid seemneid, ja me jõuame nende seemnete valikuteni, mis on õige Eesti mullas ja niimoodi. Ikkagi kõigepealt ma ütleks, noorus on selline kiire aeg ja see läheb nii rähku, et enne kui sa nii-öelda need maasikad mulda paned, pane ikka nagu nii-öelda need kuidas öeldakse nagu need odrad pane ka nagu ära, et käi klubides, eks ju, proovi asju, mida sa ei ole enne proovid. Mine Hollywoodi, mine baaridesse, räägi suvaliste meeste ja naistega, proovi hobisid, mida sa ei ole enne proovid, ela natukene, sest maasikas saab aru. Maasikas saab aru, ja maasikas vajab hoolt, maasikas vajab armastust, aga kuidas sa saad hoolitseda ja armastada maasikat, kui sa ei ole hoolitsenud ja armastanud iseennast? Ja see on midagi, mida maasikas küsib. Kui sa ei ole seda tööd teinud, siis maasikas vaatab sulle ülevalt alla. Kui tunne on ülevalt alla. Ja sa tunned seda hinges, seda küsimust. Täpselt. Ja see on väga tähtis lihtsalt nagu võtta riske, teha natuke lolli asju, on ju. Mine õpi tuubat mängima. Kes õpib tuubat, eks ju? Aga vaata, kui tore oleks üks väikene asi teha. Jaa. Et sa lõpuks saad selle maasikapõlle kätte, mõtle, sa saad mängida muusikat neile, on ju, saad neile pläristada oma tuubat ja mõtle, kui tore on kõigile, on ju. Ja maasikas kuuleb. Maasikas kuuleb ja teab. Maasikas hindab. Jaa. Et lihtsalt ela veits, nagu Mart ütles. Jah, et see on lihtsalt see asi, et nagu, leia sõpru, leia uusi inimesi, avata enda maailmapilti, vaidle inimestega, sea enda vaated kahtluse alla, eks ju. Sea mainstream meedia kahtluse alla, ära usalda neid inimesi enam, ära usalda ajakirjanikke. Ütle ei. Mõnikord ütle jah ja siis ütle ei, tegelikult ei. Mine leia alternatiivsed uudisallikad, mis ütlevad seda, mida sa tahad kuulda. Ja täpselt. Leia need alternatiivsed faktid, mis sobivad sinu mõttemaailmaga kokku. Jah, sest tihti tuleb välja need asjad, mis ajakirjandus ütleb, et toimub. Tihti peale tuleb välja, kui sa lähed õigesse foorumisse, tuleb välja, et seda ei ole. Jaa. Tuleb välja, et need valetasid. Jah, tuleb välja, et olümpiamänge ei toimunud tegelikult. See oli kõik lavastus. Või midagi sellist. Nii et jah, ma lihtsalt toonitan, et see on see asi, mis sa peaks enne tegema. Aga Max, liigume natuke edasi, ma kardan seda, et muidu inimesed nad tahavad jõuda selle päris nagu kasvatamise ja kõige selle juurde. Selle tehnikani, et kiiresti edasi minnes põhimõtteliselt kohe varsti jõuame seemneostuni, aga tead, Mart, selleks, et üldse seemned saada oleks, mida on vaja? Meil on vaja head majandust.
mida me saame kuidas me saame hea majanduse, me saame selle läbi hea poliitika. Nii et enne kui inimesed on tegelikult üldse võimelised, maksujõulised ostma seemneid, tuleb minna hääletama. Ja tuleb valida need õiged parteid, valida need õiged poliitikud, kes mõistavad põllumajandust, mõistavad maasikaid, kes mõistavad Eesti turgu. Nii et võib-olla me tahame rääkida natukene, enne kui me jõuame nagu tehnikani, lihtsalt nagu poliitikast, et nagu kuidas, mis on seis Eestis ja kuidas nagu me saame teha selle soodsamaks. Kuidas me saame muuta Eestit üheks tõeliseks maasikariigiks? Ja see probleem, sest mis erakonda valida sellises olukorras, kus sa tahad maasikaid kasvatada? Jah. Väga lihtne oleks vaadata valimisplakati ja öelda, et nagu ilmselgelt sotsiaaldemokraadid on punased. Ja maasikad on punased, muidugi, aga inimesed unustavad, et kõige alguses, kui maasikas üldse hakkab nagu välja tulema maa seest, ta on roheline. Ja siis ta muutub kollaseks, nagu Reformierakond. Ja maasikas teab, Mart. Ja maasikas teab. Ta teab parasjagu, mis parteile ta kuulub. Nii et mis hetkel, kelle sa valid, on ju? Selles on see küsimus. Ja see on niisugune asi, kus nagu, sest maasikad huvitavad ka nagu sotsiaalsed normid ja sellised progressioon. Mõni maasikas on konservatiivne, oleneb sordist, eks ju, et maasikas teab ikkagi seda, kas sa oled nagu, kummale poole sa tirid. Et sul on variant tõesti on see, et sa iga aasta valid uuesti ja loed läbi need erakondade pakkumised ja teed nagu selline informeeritud valiku. Sest ma arvan, et tähtsam lihtsalt see, et see sinu jaoks nagu suhestatud või nagu selline informatiivne. Seda maasikas saab aru, kui sa lihtsalt nagu suvaliselt. Kui sa lähed nagu hääletamise pärast, siis maasikas teab. Maasikas teab. Et see on tähtis, et mõtle tõesti ka nagu, ära mõtle ainult üks aasta, mõtle, mis on järgmise 5 aasta plaan, järgmise 10 aasta plaan, sest et fakt on see, et maasikad on siin, et jääda, kui sa nad lõpuks paned mulda. Ja poliitika samamoodi ja need 2 asja käivad tandemina koos. Ja nad käivad käsi käes ja sa ei saa, üks ei saa elada ilma teiseta. Tähendis minu arust ja see on niisugune, see on minul lähedane teema, et sa oled nagu jõudnud sinna Bauhofi või valinud välja niisuguse värgi ja sa räägid need inimestega, kes müüvad maasikaid, kui palju osta, eks ju, mis ajal nad panna mulda, eks ju, ja kõik need asjad on tähtsad, need on väga tähtsad küsimused. Aga mis on teistmoodi ka tähtsad, on tegelikult kultuur ja Eesti kultuuriruum. Ja see on nagu minu jaoks lähedane teema, et millist teatrit tehakse Eestis, millist filmi tehakse Eestis. Maasikas on samamoodi, nagu, kas sa oled kunagi kuulnud sellest, Max, ja see on küsimus nüüd sulle, aga ka kuulajatele võivad ka vastata autos või kus iganes on. Kas sa oled kuulnud sellest, kuidas taimed, kui sa mängid neile metalit või klassikalist muusikat, nad kasvavad kiiremini? Jah, ma olen seda näinud ja ma olen seda teinud. Väga hea. Siis saad aru, mis ma järgmiseks ütlen. See ei tule mul üllatusena. Väga hea, mul on meeldib kuulda seda. Sest et see tähendab, et mul on vähem vaja seletada. Ühesõnaga, see on nüüd tehniline, aga kuna maasikad on samamoodi, aga maasikate kõrv nii-öelda bioloogiliselt on laiem ja suurem ja paksem, hästi paksem. Nemad kuulavad tervet kultuuri. Nii et tegelikult sa ei saa ümber sellest, et sa pead panustama sellesse kultuuri. Maasikas teab, kui palju või kui vähe sa oled panustanud Eesti kultuuriruumi. Tee podcast, osale mingis näidendis. Vahet ei ole, kas on mingisugune amatöörteater nagu Linnateater või Draamateater või nagu mingisugune päris teater nagu Lavakas. Ja lihtsalt Lavakakool. Ja see tegelikult, tõsi, seal on ainukene õige hea teater on Lavakakoolis. Et see maasikas teab, kas sa käisid Viljandis või sa käisid Lavakas. Maasikas teab, kas sa oled kättemaksukontoris töötanud või mitte. Muusika. Kas sa arvad, et Rufus on bänd või artist? Sa pead teadma, et see oli bänd kunagi. No siuksed väiksed asjad, eks ju. Ja sa võid mõelda, et nagu, oota, aga kus see maasikas ta teada saab või kus ta nagu, aga nagu, no Mart, me oleme tegelenud sellega ja nagu, nad teavad. Sellel ei ole vastust tegelikult. See on midagi, mis tuleb nagu tegelikult nagu sinu sisemist.
on see teadmine, et maasikas teab. Ja see on alati kuskil seal, ühel hetkel see muutub osaks nagu sinu elust. See maasikas on kogu aeg nagu, sa hakkad ühel hetkel muutma enda elu ja moraale, sest et sa tead, et maasikas vaatab. Jah. Maasikas sa mõtled, et okei, aga talvel ju ei ole maasikaid, aga nagu kuskil on alati. Võib-olla Eestis kuskil on alati. aga võib-olla Lõuna-Ameerikas on. Mhm. Seal. Ja tänapäeval on, meil on wifi, meil on live streamid. Me oleme kõik seotud omavahel, ühendatud. Ja maasikas teeb mida, Mart? Kuulab. Ja ta teab. Jah, maasikas kuulab ja teab. Ja. Üks kõige hirmutavamaid kogemusi minu elus oli, kui ma lendasin lennukiga esimest korda. Kui ma olin 50 midagi ja esimest korda lendasin üle selle laia maa ja vaatan alla ja ma sain aru, issand jumal, see tähendab, et maasikad on igal pool seal, nagu igas nendes väikses maakohas, seal võib olla maasikas ja ma sain aru, kui väike ma olen. Kui väike ma olen ja kui vähe on tegelikult inimesi. Kui vähe meid on, et nagu kui kujuta ette, kui maasikad kunagi nagu tahaksid kasvatada. Mõtle, kui lihtne see oleks neil. See on midagi, mida Neil Armstrong ütles, kui ta nägi maad esimest korda kosmosest, ta nägi, vaata kui väike see planeet on, eks ju, tegelikult. Aga ta ütles ka seda, aga vaata, kui palju maasikaid. Ja see on tema teadis. Ja maasikas teab ka ja kuulab. Maasikas teab. Ja. Et sellega ei tasu selles mõttes ringi mängida, kui sa nagu tõesti tahad maasikat kasvatada. Sa pead teadma, et see on väga vastutusrikas töö tegelikult. Ja sinul kui nagu kasvatajana on väga palju vastutus. Sa pead väga palju muutma nagu iseennast ja sa pead olema nagu, sa pead muutma kannatlikuks ja mõistvaks. Ja see on, võib-olla veel, et nagu enne kui sa nagu selle, nagu sul on nagu asjad käes on ju, aga enne kui sa nagu reaalselt hakkad tegelema sellega, võib-olla võtta mingi 18 aastat ja kasvata laps üles. Et nagu õpi, kuidas see on, õpi, mis see on olla vastutav elu eest. Sest inimlaps ja tema kasv ja areng ei ole nii väga erinev maasikamast. Okei, maasikas on ju mari ja ta kasvab mingi niimoodi paar nädalat või mingi paar kuud. Aga nagu see vundament on sama. Ja pluss me oleme ju kirjeldanud praegu, kui laiem tema nagu tegelikult bioloogiline jalajälg on. Ta ei ole ainult, ta ei ole lihtsalt paar kuud. Või tehniliselt ta on lihtsalt mari, mis kasvab paar kuud, aga nagu spirituaalselt ja moraalselt on ikkagi küüned, maasikaküüned on igal pool sees. Ma olen sinuga 100% nõus, et sa oled Bauhofis ja sa räägid ja sa oled võib-olla isegi leidnud mingisuguse sordi, eks ju, minu sortideni ka, millist valid, aga enne tõesti, ma ütleks, kui sa ei suuda kasvatada last üles, nagu täisväärtuslikku inimest, kes on eetiline ja hea ja edukas, siis sa ei suuda kasvatada maasikat. Enne seda. Mõtled nagu proovidagi. Tegelikult sest et see on lapse kasvatamine on nii palju lihtsam. Jah. Nii palju lihtsam ja see on, ta on lihtsam sellepärast, et ta ei ole nii vajalik. Maasikakasvatus on see, mis nagu tegelikult loeb. Ja see on midagi, mida sinu vanemad sulle väga nagu panid sisse. Selles mõttes nagu lapsed tulevad ja lähevad. Aga maasikad on igaveseks siin. Nagu Neil Armstrong ütles pärast seda, kui ta kuul käis, ta ütles, see on üks väike samm mehele ja suur samm maailmale ja kurat, need maasikad on ikka seal. See oli midagi, mis ta ütles. Ja ta ütles ka seda, et nagu, hei, need raketid nagu tulevad ja lähevad, see on otsus mõttes üles ja alla. Aga maasikas kogu aeg siin. Maasikas kogu aeg seal. Ja see on, ma räägin, osad inimesed nagu, nad lihtsalt teavad. Ja selleks oleme ka meie siin, et nagu jagada seda teadmist nagu teiega. Ja see on tegelikult, see on hea nagu asi, mis viib edasi minu nagu järgmise punktini, mis oleks see, et lihtsalt hüpates natukene edasi, ütleme, et sa oled jõudnud sinna, et sul on maasikateadlased mullas ja sa oled teinud selle kõik töö ära, mida me kirjeldame sulle ka pärast, aga ütleme praeguseks, et sul on niisugune hea kasvandus olemas. Mis avastad üsna ruttu, on see, et sa ei jõua seda kõike üksi teha. Et selles mõttes, rääkides lastest,
tähtis on see, et sul oleks niisugune mõnus niisugune armee inimesi, kes saavad seda palju paremini teha tegelikult. See, kust need inimesed tulevad, ausalt öeldes ei ole tähtis. Mind sellepärast ära ei pea muretsema. Pane lihtsalt, anna neile mingisugune rahahulk, mis on kõvasti alla miinimum Eesti palga. Nagu kuskil siin veerand, võib-olla paar senti niimoodi viskad neile. Sa võid isegi visata sel ajal, kui nemad on põllul, sa viskad nagu seemneid mulda, sa viskad ka paar münti ja senti neile. Ja, et las nad kaovad üles, ongi väike lõbus üles on neil. Sest mis maasikas teab ja mida maasikas tunneb, on see, kas sul on nagu, kas sul on võime vastutada nagu paljude teiste inimeste eest. Ja kui sa oled maasiku kasvataja, siis tegelikult õige vastus on see, et sul ei ole seda võimet. Yeah. See on õige vastus. See on siuke trikikas. Maasikas viskab vahel triki küsimusi. No jaa, ta on siuke väike salakaval väike marjake. Et see väikene marjakene, ta eeldab seda, et sa nagu ikka üritad ära kasutada inimesi lõpuks. Et see on see koht, kus sa jõuad, kui sa üritad teha suurt maasikakasvatust. Jaa, täpselt. Ja eks sa peadki olema siis selles suhtes on ka hea see töötajate palkamine, sest töötajad on ka siukseid krutskeid täis on ju. Nad tahavad, kui neil on igasugu vajadusi ja nõuded, kui nad tahavad rohkem palka, nad tahavad nagu eluaset ja mingit viisat ja ma ei tea, mida kõike veel on ja sa pead seda kõige tegelema. Ja nagu maasikas on ka nõudlik. Et kui sa ei suuda isegi nagu oma selle 30 töötajaga nagu PPA-s käia ja vahendada, siis kuidas sa kavatsed nagu maasikatega toime tulla, on minu küsimus sinulle, kallis kuulaja. Jah, see on absoluutselt tõsi. Aga liigume tõesti edasi selle nagu tehnilise poole peale ja tuleme tagasi peale pausi ja siis me lähme ikka nagu rohkem sügavuti selles nii-öelda vagude vahele. Nii et tule tagasi, kallis kuulaja ja näeme peale pausi. Ciao. We have like 42 minutes. Should we do the quick like cinema thing now? Like a 10-minute thing? Peale paus, tuleb tagasi, me ei räägi muusikatest absoluutselt. Right. Tere tulemast tagasi, kallis kuulaja. Tore, et sa taas ikka veel siin oled. Aga lähme siis muudku, ärme üldse hakka aega raiskama. Ei minu aega, ei Mardi aega. Lähme kohe siis nagu osaga edasi. Ja Mart, kas sa tahad meile rääkida siis, mis filme sa näinud oled sel nädalal? Ma olen suur filmi kunstnik ja nagu, kuidas läinud on? Mis toimub Eesti, mis toimub Plaasas nagu? Mis nagu CC Plaasa toimub? Kuidas ma kutsun seda CC Plaasa? Mis see toimub? No kõigepealt, tere tulemast Mardi kinominutis. See on selline väikene uus segment, mida me üritame populariseerida. Inimesed üritavad, alati tahavad minu arvamust, meie arvamust tegelikult. Et tõesti, on huvitav aegkond Eesti kinomaastikul. Apteeker Melchior, eks ju, tuli välja. Me tegime 2 osa sellest. Me saime väga palju materjali sellest. Ja see on niisugune populaarne endiselt. Üks kõige vaadatumaid filmidest on küll nüüd esmaspäevase seisuga langenud 2. kohale. Nii et on uus kuningas. Mina ja Max mõlemad käisime vaatama seda uut kuningat. Selle filmi nimi on siis Doktor Strange hullumeelsuse multiversumis sulgudes 2D inglise keeles. Ja milline fantastiline film. Selles mõttes see doktor on minu härra doktor on minu lemmik tegelane selles supermehed ja naised maailmas, mida siis toob meile firma, mille nimi on tegelikult Marvel. Ja Doktor Strange on samamoodi, tegelikult ongi minu lemmik supermees ja ma olen teda nagu ammu vaadanud ja mul on nagu alati meeldinud see, et see Marveli nagu see filmitööstus ka nagu toob nagu sellised nagu realistlikke tegelasi oma maailma. Muidu sul on selle see suur, no mis see on see roheline marakratt või mis ta on, on rohekratt ja sul on ju see Kapten Ameerika. Ja, mis on nagu, see on
miks mitte kindel või midagi. Yeah. Pottused on ju. Aga siis tuleb mees, kes on nagu, tere, ma olen arst. Mis see saavutatab? Jah. Ja selles mõttes minu ja ma ei tea, sa ei saa olla see musta. Sorry, me lihtsalt oleme nii, lähme nii äksi täis ja nii kirglikuks, et me räägime üle üksteisest, aga ma tahtsin küsida, Max, et mis oli sinu lemmikmoment selles filmis, sest et minu jaoks, esiteks vägev action ja efektid on võimsad. Aga minu jaoks see lemmikmoment oli see, kus ta ikkagi läks sinna hullumeelsuse multiversumisse ja üritas seal nagu hakkama saada, sest et need mitu universumit, mis seal nagu koos on täitsa pöörased. Jah, ma ütle, I guess, tegelikult, jah. On ju, sa ei ootaks seda, aga on. Jah. Mis mulle teid väga meeldis on see, et kuigi me oleme Eestis, on ju, me oleme nagu Eesti kino, siis tegelikult film oli inglise keeles. See on just väga huvitav kunstlik valik, et sa ei näe seda tihti. Selles mõttes on ju see, nagu me näeme, sa vaatad oma Melchior, sa vaatad seda kupee number 13 või mis ta on ja sa vaatad seda matused naabri mehe juures ja see on kõik eesti keeles. Ja siis tuleb Dr. Strange sa oled nagu, wow, ta on Ameerikast, ta räägib inglise keeles. Wow, milline huvitav, selline kultuuriline pomm. Nagu vidatakse sulle näkku seal kinolavale. Ja, see on põnev, sest et see on sarnane sellele teisele filmile, mis ma mõtlesin rääkida, mida me käisime koos vaatamas tegelikult ja me kriitikute arvustused jõuavad, me oleme põhjalikud, nii et paari aasta pärast me kirjutame see arvustuse ära, aga teeme tööd. On siis fantastilised elukad Dumbledore'i saladused. Ja see oli selline, jälle, kui rääkida efektidest, selles mõttes lihtsalt see elukate selline, need efektid või nagu kui imetabased need elukad on. Wow, nagu lihtsalt ma tihti vaatasin seda ekraani ja vaatasin neid elukaid ja mõtlesin, jessas küll, nagu kuhu me oleme jõudnud ja kõva action on. Ja mulle meeldis ka väga, et see on actionit, seal on elukaid, seal on intriigi, aga seal on ka saladusi. Ja saladused, mis minu arust tegi filmi huvitaks, on see, et need saladused on väga tihedalt seotud nende elukatega. Et iga kord, kui elukas tuleb ekraanile, siis tal on saladus. Ja siis need Dumbledore ja see, kes need seal on, peavad nagu välja nuputama, mis see on. Wow. Ja ma ei mõelnud üldse nii sellest, see on väga huvitav, kui sa ütled niimoodi. Vaata, sa ei märka seda niisama lihtsalt, see on selline asi, mis sellele ei pöörata tähelepanu filmis, see lavast laseb vaatel ise selle välja nuputada. Ja see on huvitav, tõesti saab nutta, saab naerda, saab kaasa elada tegelastele ja ma ei jõua ära oodata, millal Dumbledore'i saladused mis on need järgmised kohad, kuhu Dumbledore'i saladused koos siis nende elukatega jõuavad, sest et jumal teab, Austraaliasse, kuhu iganes nad võivad minna maailma valla. Ma ütleks, et viimasena me vaatasime ka loomulikult ära uut tulijat Downton Abbey uus ajajärk. Me oleme mõlemad suured Downton Abbey fännid olnud ja kes ei ole, eks ju. See, kuidas nad elavad seal ja saab kaasa elada nendel kõikidel tegelast. Ja, täpselt, see on ikka ja see, mulle meeldis selle filmi puhul see, et nad võtsid veits teistsuguse trajektoori. Et mis see tiitel oli uuesti? Downton Abbey? Uus ajajärk. Uus ajajärk, ja. Et nad võtsidki et mõtlesid, et terve filmi põhimõtteliselt arutasid, et mis ajastus me elame praegu. Ja see on põnev, nagu 12 Angry Men, kõik need Downton Abbey elanikud istuvad suure konverentsi ja arutavad. Kus me oleme? Oleme me modernses ajas, oleme me ikka veel renessansis, mis järgmisena tuleb, kus me üldse olnud oleme, kas Victoria aeg üldse eksisteeris tegelikult. Ja see räägitigi niimoodi lihtsalt ja see kestis
mis oli 5,5 tundi oli vist? Ja ma peaks ütlema lihtsalt selgituseks, et nii mina kui Max, esiteks me ei loe subtiitreid ja teiseks me ei oska inglise keelt. Nii et need on 2 siuksed asja, kus meie nagu siuke kogemus filmiga võib erineda sinu kogemus. On väga ainulaadne meile. Ja. Aga jah, see oli ikkagi väga-väga pikk film ja minu nagu see ajajärgu teema oli väga huvitav, aga mina ütleks lihtsalt see viis, kuidas nagu need tegelased omavahel suhtlevad. See on minu jaoks selline asi, kus see on nagu lähedal sellele, kuidas ma kujutan ette, kuidas inimesed võib-olla räägivadki omavahel, kui neil on midagi öelda. Jaa. See on ikka täitsa, see on täitsa kummaline, kui hästi nagu osad lavastajad suudavad nagu portreerida nagu inimesi rääkimas. Et nagu, et sa võtad tegelased, sa paned nad on sellisesse olukorda ja saad nagu täiesti tavalisse olukorda. Ja siis nad räägivad. Nii et selles mina ütleks 5-5, aga ma oleks soovinud võib-olla, et tuleks Dr. Strange sisse või tuleks natukene seda ja vaadata, mis nemad teevad. Mida teeb Downton Abbey seltskond sellel hetkel, kui tuleb Strange? Hullumeelne multiversum on ju sinna Downton Abbey'sse. Et ma tahaks näha rohkem sükest põimumist filmide vahel. Selles mõttes, et Marvel võiks nagu, ta võtab kõik juba üle, võiks siis juba Downton Abbey ka võtta. Las nad ka madistavad seal nende Venomite ja Thanosega ja nendega seal. Nii et need oleks meie nagu siuksed soovitused selleks nädalaks, et mine vaata neid asju. Ma ütleks omalt poolt lihtsalt järgmised kinominutid me läheme vaatame Jurassic World Ülemvõimu. Me vaatame Käsilased 2. Me vaatame ja loomulikult kõik ootavad seda. Teine film, mis me väga huvitatud oleme inglise keeles, Bullet Train, eesti keeles Killerite kiirrong. Et sa juba näed, et inimesed nagu tõlkidel on tekkinud nii igav moment, et nad on nagu, kuidas ma saan teha. Ja loomulikult Apteeker Melchiori järg Viirastus, mis tuleb kinodesse 2022. Et see on Any day now. Ja, et ühesõnaga keegi ei tea, millal täpselt, aga see aasta kuskil. Võib-olla su selja taga praegu. Ja sellega lõpetab kinominut. Nagu alati, siis saada meile oma e-mailid. Ja telefoninumbrid ja siis jääge ootama. Jah, saame kokku seal, kus me alati oleme öelnud, et me saame. Ja ärge kartke, me tuleme. Nägemist.